Toidurasva kasutamine ulatub inimkonna algaegadesse. Paar aastatuhat enne meie aega kasutati rasvamääret ravi ja kosmeetika eesmärgil ja saadi teda rasvakoe sulatamise teel. Või tootmine Eestis sai alguse 19. sajandil. Hakati tootma võid mõisa meiereides ja esialgu tehti võid puidust kirnudes. Hiljem tulid vändaga puitvõimasinad ja puidust võipressid. Tööstuslik või tootmine sai alguse 20. sajandil tänu separaatori leiutamisele. 1920–1930 toodeti põhiliselt hapukoore võid ja see saadi koore apendamise meetodil. Ka nendel aastatel oli või suurim ekspordiartikkel Eestis ja eksporditi Inglismaale. Nõukogude ajal eksporditi võid üsna palju Venemaale. Aga siin nüüd 2000. aastate algusest on läinud meie võid Saksamaale. Eesti või ja ka Saaremaa või on piimarasva kontsentraat. See õige või ei tohi olla alla 80%, ei tohi tal olla rasva ja vett mitte üle 16%. Või saamiseks separeeritakse piim. Saadakse koor ja lõss. Koor siis hoitakse ja koore kokkulöömise teel saadakse või. Peale või kokkulöömist tuleb võid pressida ja siis toimub või pakendamine, jahutamine. Vanal ajal sai või tuntuks juba oma kõrge energiaväärtuse poolest ja seda ta on ka tänapäevani, et võis on väga palju kasulikke rasvhappeid, mis on lastele kasvufaktoriks, siis fosfolipiidid on närvirakkudele väga kasulikud ja teada on, et või sisaldab rasv lahustuvaid vitamiine. Kõige suuremal hulgal A ja D, E-vitamiini, väiksemal määral B-vitamiine. Väga kasulik toode.